Tere! Mina olen Dagmar Narusson, Tartu Ülikooli õppejõud, suhtlemistreener ja avatud dialoogi praktik. Tutvustan teile ühte vaimse tervise vitamiini, milleks on suhtlemine. Tõepoolest, pöörates tähelepanu suhtlemisele ja suhetele on võimalik hoida oma vaimset tervist. Me inimestena igaüks, iga päev toimetame ja elame suhete keskkonnas. Kohe selgitan lähemalt. Mina oma suhtekäitumise hoiakuga olen teistele inimestele, kes on minu ümber, suhete keskkond ja teised on mulle suhete keskkond. Küsimus on selles, kas mul õnnestub olla hea või halb suhete keskkond. Kuidas märgata, kas mul on hea olla selles suhete keskkonnas, mille teised mulle loovad? Selleks tuleks tähelepanu pöörata nendele sõnumitele ja teiste inimeste käitumisele, mis teised minu suhtes teevad. Ja kui miski mulle ei sobi, ei meeldi, siis ma saan sellest teada anda. Samuti, kui mulle tundub, et keegi tuleb mulle liiga lähedale, minu emotsionaalsetesse piiridesse, mis mulle ei sobi, siis ma saan sellest teada anda. Ja sel viisil reguleerida suhtekäitumist ja hoida ennast. Teine mõte. Me inimestena vajame suhete struktuure ja suhete struktuuridesse kuulumise kogemust. Need suhete struktuurid on näiteks pere, sõpruskond, huvitegevuste kaaslased, õpingukaaslased, töökaaslased, aga ka naabruskonna inimesed või kogukond. Ja me saame mõelda sellele, kui palju meil on neid erinevaid suhete struktuure, kuhu me kuulume. Vaimse tervise valdkonna personaalse taastumise uuringutes tuuakse välja, et mida rohkem meil on erinevaid suhete struktuure ja mida rohkem me pöörame tähelepanu, kuidas meil läheb nendes suhete struktuurides, seda parem on meie vaimne tervis. Nüüd ma toon välja kolmanda mõtte ja see pärineb avatud dialoogist. Minu meelest see kirjeldab hästi ümbritsevat elu ja seda, mis toimub meie endaga. Me kogeme iga päev, et meie ümber on väga palju erinevaid vaateid ja seisukohti. Ja selles vaadete paljususes, kirjususes võib tekkida segadus. Ja samas, kui me mõtleme iseenda peale ja mõtleme, et ka meil endal võib olla ühe sama asja suhtes erinevaid vaateid, siis selgubki, et meie ümber on polüfoonia, mitmehäälsus ja meie sees. Nüüd sellises olukorras aitab, kui me rahulikult asetame need erinevad mõtted horisontaalselt üksteise kõrvale, mitte üle. Ja kui need mõtted on kõrvuti ja me vaatame seda vaadete paljusust, siis paradoksaalsel kombel saab meile endale selgemaks, mis on minu oma seisukoht ja kuidas mina peaksin käituma või mõtlema asjadest või elust, mis on mu ümber. Selline rahulik, horisontaalne vaadete paljusus aitab elus hakkama saada. Lõpetuseks, hoides suhteid ja pöörates tähelepanu suhtlemisele, suudame me inimestena palju paremini tolereerida ebakindlust. Ka juhtub see, et kui me haigestume või ei tunne ennast nii hästi, siis me terveneme ja taastume kiiremini. Ja me saame suhete kaudu, just heade suhete kaudu, elujõudu, et igapäevase eluga toime tulla ja tunda ennast hästi. Aitäh!